selline ärevus, et praegu kell hakkab 3 saama ja ma olen päev otsa voodis olnud. Aga see šokolaad võiks minu pärast olemata olla. Rumalus. Võime muidugi rääkida ka elevandist ruumis. Hästi veider, nii müstika või mina ei tea, mis te arvate, kas see on nagu okei. Tere hommikust, tere kaunist kevadist päeva. Täna on siuke päev, Rando pidi tööle minema. Ladu magas seda pihmakäsi teha. Mina tahtsin täna muru niita päev otsa, sest meil on siuke heinamaa, et siin olekski läinud päev otsa. Aga kuna sajab paduvihma niimoodi, et meil reaalselt tänaval on ojad, vesi ei lähe ära, nii palju sajab, siis me otsustasime, meil oli 2 varianti, et kas me lähme magama tagasi, siis kui lapsed kooli läksid. Aga kuna me oleme ikkagi täiskasvanud inimesed ja vastutustundlikud, siis me otsustasime, me teeme mingeid kasulikke asju. Ja siis, ühesõnaga, plaan on selline, et ma viin ära 2 kotitäit riideid sinna taaskasutuskonteinerisse linna, mis reaalselt on tegelikult jumala korralikud asjad, aga mul ei ole lihtsalt nagu jaksu, et hakata neid üles pildistama. Ja osad asjad, ma jätsin ka, et panen jagasse müüki, aga kõike ei jaksa. Siis lähme ehituspoodi. Ja siis lähme Ikeasse. Ja siis, ma ei tea, mõtleme, ma pean tagasi olema kuskil 1:30, sellepärast et 2 mul on kulmud ja mingi vuntside vahetamine. Aga igal juhul ma mõtlesin, et võtan teid kaasa punti. Nii, üks tädi on täiesti segad. Aga okei, hakkame peale siis. See oli natuke ootamatu. Urusin. Ma ei ole kunagi varem siin sattunud niimoodi, et siin keegi sees oleks. Aga jah, nüüd järgmine objekt. Tegelikult üks Kerli juurest ka läbi minna. Mul on siit statiivi taha. Endal võttis krevettidega, mõtleb, et see, mis sulle võiks mõelda. Ma sõin mingi krõbekanaga mingit. See kattemadrats on, aga kuidas sa tunned, kumb see on, kui sa istud see kattemadratsi peal? Ma arvan, milline on madrats ja milline on kattemadrats. Okei, aga oota, ma vaatan. 369 on see madrats. 160 korda 200. Meil on 140 või? Näed, seda oleks vaja mul, kui sa kõik klaasid üles kappi paned kogu aeg. Millega ma ennast pesta saan? Ma ei tea, aga WC-poti arvi oleks vaja. Paremini pesta kui sellega.
no hea küll, aga tegelikult äkki meil on vaja, sulle ei meeldinud need WC-poti harjad, mis ma ostsin? Meeldib küll. Okei. Siin ja siin on kaaned, karbid. Üks ema ostnud on. Nii, Ikeas käidud, olime juba peaaegu väljas, siis ma märkasin neid. Rando oli nõus neid ostma, mulle üldse tundus, Rando väga nautis seda Ikeas käiku. See oli nii tore. Minuga koos Ikeas. Ei taha sellest rääkida. Aga jaa. Mandlipasta. Kusjuures me viitsinud seda family kaarti läbi lasta, siis kui me neid ostsime. Family kaardiga oleks olnud 1,50, ilma oli 2. Soovid ka? Mulle meeldib see martsipan ja see asi, mis siin sees on. Aga see šokolaad võiks minu pärast olemata olla. Rumalus. Sa tead, et sulle meeldib see šokolaad just või? Mulle meeldib kõik. Mitu punkti 10-st? Mõtleb järgi, see on raske otsas. 10? Ma annaks mingi 8 võib-olla. Selles mõttes, et ta on hea. Aga ma võtan kõik magusad asjad maailmas. Ikka 10. Jah. Mees on rääkinud. Ütle, mees on rääkinud, see on alati nii naljakas. Ütle või? Nüüd siis ütle. Ta on minu meelest... Millega pärast suhtlema tegeleda. Kas siin on ka mingi aiaosakond või? Väike vist on, Adrian tahtis hakata neid mingeid ürte kasvatama, mõtlesin, ma ostan talle neid. Päris on seda vaatama. Veekoolikuus. Okei, kas ma võin minna sinna aiaosakond? Jah, see on tagana osakond. Neil on pärast 46 ja neil on 45. No tšau. Mõtlesin, ma lihtsalt tulen, ütlen tere korra, räägin, ma ei tea, kas ma jätan selle üldse sisse, aga mõtlesin, et tihti on nagu kommenteeritud, et need vlogid nagu on sellised nagu ehtsad või näitavad päris elu, siis ma mõtlesin, et tegelikult nagu võiks praegu ka korra tulla teiega rääkima, sellepärast, et praegu on päris elu. Mitte midagi traagilist. Teha on nagu alati, pole midagi hullemat, pole midagi paremat. Eile oli väga tore päev. Käisime venna ja vennalastega ema juures ja minu lastega. Kõik on nagu super, aga mul on selline ärevus, et praegu kell hakkab 3 saama ja ma olen päev otsa voodis olnud ja lihtsalt nagu käed värisevad ja süda on paha, sest et lihtsalt täiesti tühja koha pealt on selline ärevus ja ülestimuleeritud kõigest nagu väga-väga halb on olla. Väga halb.
ja nüüd mul pesamuna läheb siia Kerli lastele külla ja siis Kerli kirjutas, et äkki ma tulen ka ja siis ma mõtlesin, et kuigi mul on nagu, ma tahaks lihtsalt nagu voodist läbi vajuda, siis ma mõtlesin, et ma lähen sinna, sellepärast et ma ei suuda lihtsalt ülejäänud päeva istuda. Mul on siuke tunne, et mul nagu süda peksab ja ma ei tea. Miks ma seda räägin, on see, et lihtsalt, et näidata, et ei ole kõik päevad sellised, et ma teen asju ja on tore ja vägev. Ja võib-olla on keegi, kes nagu samastub ja tunneb mingit sellist toetust sellest, kui kellelgi veel halb on, kuigi nagu Berit helistas üks päev ja ma rääkisin midagi, oli mingi jama ja siis ta ütles, et kui sind lohutab, siis mul oli ka umbes. Ja siis ma ütlesin, et tegelikult mind ei lohuta, kui sul ka halb on. aga ma ei tea, äkki mingi siuke õlatunne, ma räägin, ma ei suuda isegi rääkida. Mul ei ole ammu olnud sellist nagu ärevuse päeva või siukest asja ja täiesti tühja koha pealt, sellepärast, et mitte midagi ei ole halvasti. Ja kõik on väga hästi ja tegelikult sellistel hetkedel ongi oluline, mida ma üritan endale ka nagu meelde tuletada, et kui sa oled selles hetkes, kui kõik on nagu nii halvasti, nagu peas mentaalselt, siis on selline tunne, nagu olekski nii, nagu nüüd ongi nii, nüüd ongi kõik halvasti, kuidas ma järgmisel nädalal üle elan, kõik need mõtted. Aga tegelikult on see, et täna on lihtsalt see halb päev ja homme on kõik juba parem ja kõik saab korda ja kõik läheb edasi, aga lihtsalt jah, et tänasel päeval tuleb üle elada see ja mul on nagu ka niimoodi, ilmselt teil paljudel, et kui on mingi probleem või midagi on halvasti, või see on nagu tänapäeva ühiskonna teema ka, et siis lihtsalt nagu me oleme siuke lahenduste ühiskond, et kui on selline probleem, et ma ei tea, ei taha õunanoaga lõigata, siis on olemas selle jaoks mingi väike masin välja mõeldud, kuidas sa saad korraga õunast läbi vajutada, süda on eraldi ja kõik sektorid on eraldi. Ma ei tea, kas keegi saab aru nagu sellest minu pointist, aga nagu, et lahendusi mõeldakse ka kõige pisematele probleemidele, mis ei ole nagu tegelikult probleemid. Ja ma arvan, et meie aju ongi nagu kuidagi programmeeritud niimoodi, et kui on probleem, siis peab olema nagu lahendus, et ma ei oska nagu, või me ei oska või mida iganes olla nagu lihtsalt ebamugavuses või ebamugavuse tundes, vaid selle peab nagu kohe ära lahendama. Aga mõnikord ei ole nagu lahendust, sest pole probleemi. Ja selles mõttes tuleb nagu õppida olema selle sees. Praegu ma istun siin pimedas toas, päike paistab õues. Aga panen sokid jalga ja jalanõud jalga ja millega seoses mul tuleb meelde, et need, mis ma Sheinist tellisin, need valged jalanõud, need läksid katki. See platvorm tald läks nagu täiesti katki. Nii traagiline on ju. Ma lihtsalt mõtlen seda, et ma pean jalanõude peale mõtlema, mul on vaja jalanõusid, millega käia ja lõpetamised tulevad ja aga ma ei tea, mis ma jalga panen. See on nii õudne. Mul on nii raske elu. Ennast tahab ka naerma, kui sa kõva häälega välja räägid, aga nagu mul sees lihtsalt on kõik need tunded või nagu ma ei oska seda kirjelda, aga ma loodan, et mõni teist samastub või saab mingit tuge sellest, et mõnikord ongi mingid halvad päevad, mis tuleb lihtsalt üle elada ja see muidugi Kerli kirjutas väga õigel hetkel, et mul oli vaja, et miski tõmbaks mu sellest välja, sest ma ei oleks voodist välja läinud täna. Ma oleks lihtsalt, mul oli koristada, pesu pesta, nõusid, igast asju nagu ikka ja kõik asjad valmis panna. Ma ei oleks mitte midagi teinud. Ma oleks lihtsalt voodis olnud. Pimedas teki all. Ma ei tea, eks näis. Kui ma jätan seda sisse, sest te näete seda, kui ei jäta, siis see on mu isiklikuks kasutamiseks päevik. Ja oluline on meeles pidada, et kui me näeme järgmine kord, siis on kõik juba
väga palju paremini. Let's go! Tükk aega on jälle mööda läinud. Ma olen oma pühapäeva lõunases olekus, õigemini pärast lõuna vist on juba, või no tegelikult ongi lõunaaeg. Valmistun siin kõikideks asjadeks. Võime muidugi rääkida ka elevandist ruumis. See oli pisike põnn, pisike. Ja mul oli vaja seda nokkida. Ja nüüd on nii. Nüüd ma elan selle oma nende tagajärgedega. Aga ma tulin tegelikult näitama nüüd neid asju siis, mis me ostsime. Ja tegelikult üks asi oligi nagu voodipesus on juba kasutuses siin. Et laps oli ammu tahtnud hele, sinise ja valgega voodipesu ja see tundus nagu ideaalne, selles mõttes oli mega odav. Minu meelest see oli mingi 6 eurot või midagi sellist, padjapüür ja tekikott. Aga see materjal on muidugi jälle selline, et ei ole nagu, ütleme võib-olla, mina ei tea, tegelikult ma pesin ta läbi ka muidugi, nii et ei ole nagu kõige hullem ka ja laps ei ole kurtnud ja pehme ta on, et tal on tegelikult ju nahktundlik ja kõik asjad tahavad sügelema nagu mulgi ja selle voodipesu kohta tal mingeid kaebusi pole olnud, nii et ma ei tea, kas tal lihtsalt meeldib see värv ja muster nii õudselt, aga igal juhul jah, sellised ma sain ja ma olen selles mõttes tegelikult rahul, no selle raha eest on ikkagi super, on. Siis, mis me IKEA-st ostsime neid hoiukarpe puust kaanega, ostsime 2 tükki sellises suuruses ja ühe siukse suurema, need on kasutuses mul külmkapis juba ja väga hea on, nad on selle nagu vaakum sellega ja selles suuremas ma hoian oma juustuvarusid. Ja siis väiksemad, ma ühe jätsin näitamiseks, ei hakanud ära veel panema, et teises on mingid viilutatud vorstid ja siuksed asjad ja üldse, tegelikult ma oleks neid suuremaid rohkem ostnud, aga neid oli ainult 1 ja ma tahtsin hullult seda suurt pruuni vaasi küünla hoidmiseks, aga ma ei saanud aru, see vaas vist oli üks neist asjadest, mida siit meie poest ei saa nagu umbes kohe võtta, vaid peaks tellima ja ma ei viitsinud ausalt öeldes hakata seda ühe vaasi pärast jaurama, ütleme siis niimoodi. Ja ma olen tegelikult hästi ammu tahtnud, aga mõtlesin, okei, ma ei viitsi ja mingid komplekteerimistasusid ja ma ei tea, mis asju maksma, et see nagu jäi sinna aga me lähme nüüd mõne nädala pärast Randol sõpradega mingi jalkaüritus, jälle mingi sportmäng, jalgpall, mingi tähtis ja siis lähme Tallinnasse nende Rando sõprade juurde, kelle juures me siin ka käisime hiljuti, kus ma seda jumestuskreemi katsetasin. Aga nad elavad Tallinnast väljas natuke. Ja nende juurest ei ole sinna IKEA-sse üldse palju sõita, sest meil on probleem praegu selles enda madratsiga, et madrats on nii pehme, et meil mõlemal hakkab selg rämedalt valutama selle magamisega seal ja seal IKEA-s nagu me katsetasime istumise teel mingid madratsid, mis seal oli, tundus suht kõva, nii et tegelikult ma arvan, et me lähme sinna suurde IKEA-sse mõne nädala pärast ja proovime seal neid madratseid ja vaatan, siis võib-olla saan selle vaasiga. Ja eks ma siis võtan teid jälle kaasa ka selles mõttes, et Rando oli natuke mures nende karpide nagu kaante pärast, et miks ma plastist ei taha, et miks ma neid puust tahan või nagu puidust, inimesed mingi, ma ei tea, see ei ole puit tegelikult, aga ma ei tea, mul on nagu tahaks, et külmkapis sees ka näeks nagu siuke kena välja. Ma peangi nüüd minema tegelikult tegema mingi hetk selle külmkapi puhastuse ära, sest et seda on vaja. Seal oli külmkapil juba. Aga ma just vaatasin see üks ostsin viimati realiseerimiskeskusest eraldi nagu külmkapi puhastuse sprei. Aga pudel läks katki ja see on mingi veider üldse igatepidi ja ma ei tea, tegelikult muidugi see on vabandus, ma võin tavalise puhastuspreiga ka külmkappi puhastada, ma usun, et keegi vangi ei pane siukse asja eest, on ju. Aga jah, et lihtsalt arvas, et äkki need nagu pesus ei pea väga hästi vastu, sest meie majas nagu on nii nõude kui pesudega on kõikidega nagu see asi, et kui sul on peal silt,
ei ole masinpesu kindel, siis sa pead ise vaatama, kuidas sa hakkama saad, et kui lähed tuksi masinapesuga, nii nõud kui pesud, siis ise need pesud ja nõud ei üritanud piisavalt. Et mul ei ole aega mingiteks käsipesudeks, esiteks selles mõttes, ongi hea, et kui nüüd tõesti need pesus ei ole okei, need kaaned, mitte et neid peaks nagu räme tihti läbi pesema, aga lihtsalt siis ma lähen ostan need plastkaaned ja nii ongi, lepin oma saatusega. Et selles mõttes on hea ju seal, et kõik asjad saad panna niimoodi kokku. Tegelikult ma tahaks IKEA-st sihukest asja ka vaadata, kui me sinna suurde IKEA-sse lähme, et mul on teleka all enda toas nagu ruum selliseks telekakapiks. Aga kuna mul on megalt seelikuid ja T-särke nagu tööl käimiseks, mida ma hästi palju kannan, tavaliselt T-särgid on ju, ma tahaks, et nad oleksid puude peal, mitte kummutis, sest et T-särgid ikkagi kummutis, seal tulevad need, kui nad seisavad need nagu kortsud sisse või kui nad on kokku volditud. Ma tahaks sihukest kappi, mis on nagu madal kapp teleka alla, aga kus oleks võimalik panna see riidepuupulk nagu, et panna T-särgid ja seelikud sinna. Et ma usun, et tegelikult sellist võib-olla olemas ei ole, aga saab lihtsalt vaata äkki mingi, IKEA-s on esiteks igast need variandid, erinevad kapi suurused on ju, või teiseks ostagi mingi riiuliga kapp ja võtta riiul välja ja Rando paneb mul selle pulga sinna asemele, nii et see on ka üks asi, mida ma tahaks sealt IKEA-st vaadata. Aga siis ostsime veel teelusikaid, sest et ma ei saa aru, kuhu kohta kaovad teelusikad siin majas. Reaalselt müstika. Ma ostsin neid teelusikaid sealt mitte väga kaua aega tagasi. Võib-olla oli, ma ei käi seal ka nii tihti. Võib-olla oli aastad, aga mis vahet seal on? Need on mingi 4 komplektid, mitte 6 on ju, aga siiski, kuhu saavad kaduda kogu aeg kõik teelusikad. Nagu sokid. Ma ei tea. Täielik müstika. Siis me ostsime veel, praegu tuleb meelde, neid selliseid hoiukarpe. Ongi siin kasutuses. Lapsed nendel ekskursioonidel ja asjadel käivad mingid snäkke kaasa võtavad. Siis nendega on hästi hea võtta. Tegelikult me ostsime ämmale need. Aga lapsed on neid praegu kasutanud, ma peangi alla viima ja siin on mingi küpsise puru sees, et puhtaks tegema ja neid oli 3 komplekt äkki, aga ma ei tea, et minu arust need nagu kaaned suht raskelt lähevad peale lastel, tegelikult oli suht raske neid kinni saada, aga head nagu õhukindlad. Viimane asi, mis me IKEA-st ostsime, oli see mis see on? Pesusvamm põhimõtteliselt Rando tahtis. Nagu, ma ei ütleks selle nime, aga ilmselgelt ma ei ütle. Et jah, siukesed saab selga pesta ja siuke kare, et ma ütlen, ma siuksega peseks, mul niisugune tunne, et mul tuleks nahk maha. Ta on nagu päris kare. Aga Randole väga meeldis ja saab riputada sinna vannituppa. Issand, meil praegu on ju see, et Tossul läks kõrv kassil paiste. Täiesti nagu punnis oli, ma ei hakka neid pilte isegi siia panema, selles mõttes, et ma võiks ju öelda, et ära nüüd vaata, aga ma ei viitsi, sellest mulle endale ei meeldi tegelikult ka, kui teiste inimeste vlogides on mingid siuksed pildid, et kui sa oled nurkanärviline, siis ära vaata, siis mul on ikka see, et ma ei viitsi ära panna ja siis ikka vaatan ja siis on pärast jama, nii et ma ei pane seda pilti siia, aga see päris õudne, me käisime loomaarsti juures, Saurvett oli äkki see nimi, ma ei ole käinud seal varem, Mari-Liis soovitas. Ja reaalselt mul ei ole vist kunagi nii positiivset kogemust loomaarsti juures olnud. Nii sõbralikud, nii toredad, nii nagu mõnus õhkkond. Ma olin nii rahul, nagu Tossu jäeti sinna sisse, pandi nagu magama ja siis lõigati lahti see kõrv ja tehti puhtaks ja siis pandi pärast õmmeldi kinni ja nüüd ta käib selle torbikuga ringi ja ei tohi õue minna 10 päeva. Ja ta on ülimasenduses. Ta ju suutis endale eile käpa sealt niimoodi läbi lükatud, kus nagu siit maalt oli niimoodi torbikust läbi lihtsalt trepi peal. Liiguta ka ei saanud, sest et on ju.
ja täna hommikul oli see tal ära ja tegelikult on täna pühapäev ja no me reedel alles käisime ja öeldi, et 10 päeva peab see torbik peast tal olema. Õnneks see on siuke pehme ja ta saab sellega nagu süüa ja kõik ilusti teha, aga ta häirib see ikkagi ja ta üritab seda ära saada kogu aeg peast ja ma ei tea. Just mõtlengi, et mul on siin mõned tööpäevad tulemas nüüd tegelikult, et ma täitsa kaalusin, et võib-olla küsin, et noh, aasta lõpp, et tegelikult on õpilastel kõik tehtud, et kas ma võin lihtsalt saada oma selle tervisepäeva või midagi, et noh, tervisepäeva ma ei saa võtta vist, aga et ühesõnaga ma ei julge teda jätta üksi koju, sest et kui ta nüüd üksi kodus on, selle torbiku ära võtab, ma ei ole siin mitu tundi, kratsib endal need õmblused lahti, siis on tuksis, siis ma pean jälle minema taga tagasi sinna loomaarsti juurde, sest noh, loomaarsti juures ei ole odav käia, ja kuigi tegelikult ma kartsin hullemat selles mõttes, et mingi 130 eurot läks, 113 või 130, mingi siuke summa nagu kõik praegu kokku, noh, 10 päeva lähme tagasi, klambrid ära võtta ja siis läheb nagu uuesti, aga ei olnud tegelikult nagu ma kartsin, et läheb noh, rohkem, sest et noh, ma ei tea, ma olen kuidagi nii harjunud juba, et asjad on nii kallid kõik. Oota, Adrian helistab, ma võtan korra vastu. Poiss helistaski, et käis taimi ostmas, et ühesõnaga jah, selle Lofa randale, aga siis käisimegi Espakis ostsin, sest too päev tal oli just juba tema tahab hakata maitsetaimi kasvatama ja lilli ja kõiki asju ja siis ma ostsin talle 2 sellist terrassile saab panna. Muidugi nüüd praegu ta helistas ja rääkis mulle, mis taimi ta kõike vanamaga ostis, nii et ma ei kujuta ette, need ei mahu ilmselt kõik ära. 2 tükki võtsin. Aga mulle tundub, et need ikkagi ei mahu siia kõik tal võib-olla ära. Et peab võib-olla mingeid potte juurde võtma, sest ma ei taha praegu, meil on see maja soojustamine pooleli, seda Benonoov täis ja mingid aknad, mida on veel vaja ära vahetada. Ja ühesõnaga ma ei taha nagu kuhugi maha midagi istutada, ma tahan, et ma saan tõsta ümber asju, et need, mis mul on, need on, aga noh, et uusi asju ei taha juurde istuda enne, kui selle aia korda saab. Et issand, nõukogu, küsin teie käest, mul juhtus siuke asi üks päev. Laps oli kodus, meid ei olnud. Naaber ronis aeda koos oma poissõbraga, no minu vanune. Tere ei öelnud, midagi ei öelnud. Nende nagu kuur on vastu meie nagu, noh, krundi, no osalt on tegelikult meie krundi peale kunagi ammu ehitatud, aga no vahetele viitsi kakelda. Ja ronisid üle aia. Tere ei öelnud muidugi mu lapsele mitte midagi, on ja. Noh, ei küsinud, oleks nüüd ju, ma ei tea, küsida väravast tulla, aga ei, ronisid üle aia. Lõikusid maha selle metsviinapuu väädid, kõik, mis selle kuuri katusel olid. Ja jätsid need unnikusse nagu mu mustikataimede ja kõikide asjade peale. Ja siis läksid minema. Ja see on okei või? Ma ausalt öeldes isegi oskan tegi reageerida ja sellest on nüüd tegelikult juba paar nädalat möödas ja ma ei ole nagu, ma lihtsalt nagu, ma ei kujuta ette, et ma teeks sükest asja. Samas see ei ole nagu nii traagiline, aga lihtsalt, et järgmine päev ma nägin, et viisid ära käruga nagu seda oksaprahti ja kõik oma aiast, on ja. Ehk et nagu milleks sul oli vaja tulla minu aeda lõikuda need ja jätta unnikusse, siis kui mind ei ole kodus. Mul ausalt öeldes nagu siuke tunne praegu, et pane kaamerad ülesse. Ja ma ei tea. Hästi veider. Minu, noh, nii müstika või mina ei tea, mis te arvate, kas see on nagu okei, sest et ma olen alati nagu väga õnnelik olnud, et meil on hästi normaalsed naabrid igal pool. Aga jah, nüüd tuleb välja, et natuke nagu hakkab kuidagi kiiva kiskuma see asi. Ma ei oska üldse nagu reageerida. Lihtsalt ise ei teeks ju siukest asja. Ma ei tea. Viitsi nagu küsisin, kellegagi rääkisin, keegi ütles ka, et võtan need väädid ja viska üle aia nende hoovi, nii et umbes, et viige oma see ära. Aga ma ei viitsi nagu mingi kuulsuste narrid vaatasin koeraga üle aia edasi tagasi loopida, et ma nüüd nagu ise viin ära, on ja. Aga lihtsalt üliveider. Aga jah, aiatöödega, et ühesõnaga poiss nüüd helistas, ütles, et mingid lilli ostnes, ta ostis melissi ja mingit, no ei tea mida ja nüüd läheb veel, ostab mingid maasikataimi. Ma ei tea, kuhu kohta ta neid panna kavatseb, aga igal juhul jah.
ja siis me ostsime Espakist seda aknavõrku, sest et meil on noh, kuskil, no me elamegi põhimõtteliselt metsa ääres, et kuskilt ühesõnaga on mingi erilase pesa kuskil mitte väga kaugel ja mingid vaablased või vapsikud, ma ei tea, aeg-ajalt mõni eksib tuppa, et ja no niikuinii sääsed hakkavad imelik ongi, et tal ei ole sääski see aasta nagu väga olnud, et just eile olime Laureniga päev otsa külas ühel sõbrannal, kellel on sama vana laps nagu, et ei tea teda selles mõttes, et ta on nagu suhteliselt uus sõbranna ka või niimoodi, ta on nagu Rando sõbra naine ja kuna tüdrukud on meil ühe vanust enam-vähem, et siis nad nagu ja klapivad hästi, et siis päris palju nagu aega koos veetnud ja sealt pinnalt nagu hakanud suhtlema ja läbi saama, et see, kuidas täiskasvanud sõpru leida täiskasvanuna siis läbi laste tegevuste aeg-ajalt veab, nii et satud mõne väga ägeda inimese otsa. Aga ühesõnaga minu jutt oli see, et lapsed käisid jälle ujumas esimest korda karjääris ja point oli sellest sääski olnud eriti ja siiamaani ei ole ju tegelikult see aasta väga minu arust sääski olnud, vähemalt siin, kuigi me oleme mere ja jõe vahel metsa ääres on ju, et jumala normaalne on olnud, aga eile hakkasid ja sääsed ka tulema ja kuna meil tõesti nagu me tahame aknaid lahti suvel hästi palju hoida, siis see putukavõrk on nagu vajalik. Praegu ongi nüüd koerad saavad välja siin jao pärast, seepärast et kass üritab kohe õue põgeneda. Ühtegi just ei saa kuskilt lahti jätta. Ja siis pärast läksime kaubamajaks ja Randol oli töö jalanõust vaja, kusjuures jälle Teichmannis nii äge teenindus oli. Selles mõttes, et ta tahtis ühtesid, mida ei olnud tema suurust ja siis oli nagu point selles, et nad saavad nagu tellida seda teisest poest, on ja, et tuleb umbes paari päevaga. Aga kuna need maksid on kui täpselt napilt vist alla 30 €, siis oli niimoodi, et siis ei saanud neid niimoodi selle kiirtellimisega eraldi tellida teisest poest. Ja siis see müüja nagu ütles, et ma lähen niikuinii umbes Tartusse siin mingi päev, et ma võin Tartu poest teile ära tuua. Rando oli, mis asja, et ei pea minema umbes ekstra hakkama nagu jaurama. Ja ta oli, ei ole midagi, et tõi ära ja saigi jumala ruttu oma need jalanõud kätte. Et selles mõttes nagu nii kihvt on, kui on nii palju selliseid positiivseid kogemusi teenindusega igal pool. Et kohe hea tundega saab minna. Aga siis ma ei mäleta, mis asi see oli, mulle ausalt praegu ei tule meelde. Mingi asja peale igastahes Rando ütles, et okei, et ta ostab mulle midagi kosmeetikapoest nagu kingituseks, et mida ma tahan. Ma ei mäleta, see oli mingi konkreetne põhjus, mingi jabur põhjus oli. Ma tegin midagi või jätsin tegemata midagi. Ma ei tea, jumalini hea laps. Ma ei mäleta. Igal juhul ja siis mul oli vaja meigikinnitit. Ja tegelikult ma tahaks minna sinna suurde Selverisse, sest Essence'il on mingi uus kollektsioon väljas ja seal on igasuguseid asju, mida ma tahaks esiteks nende seda tubing mascarat, ripsnu duši seda, mis ei pudene ja proovida. Sest et minu oma see, mis ma sealt Raidhouse'ist ostsin, on väga hea, aga lihtsalt, et ta maksab 30 €, mina sain ta 15-ga. Täisinaga ta on 30 ja lihtsalt, et ma tahaks mingit soodsamat ja tegelikult pidi Essence'il olema üks, mis on jumala normaalne. Ja neil oli üks puuder, samamoodi mul on väga hea Max Factory puuder, mul on väga rahul, hakkab otsa saama, maksab, ma ei tea, kusjuures oli soodsamaks läinud minu meelest, kunagi ta oli ikka päris kallis, aga praegu ta oli alla 20. Aga siiski, Essence'i asjad on mingi 6-7 €, on ju. Et puudrid, et tahaks seda. Et ma peaks minema nagu ja siis mõtlesin, et kinnituspreid ostan ka sealt, aga praegu mul on autot ju ei ole enam, on ju. Ja ei lähe nagu niimoodi jubedalt organiseerimist vaja, et minna sõita, nii et Rando on suvel, ta ehitab, et see on kogu aeg tööl ka ja praegu ka pühapäeval. Et ei ole nagu varianti lambist, ma ei sattu nagu sinna suure Selveri kanti üldse ise, nii et ühesõnaga, kui ma satun, siis ma lähen, aga point oli sellest, et mul oli otsas meigikinniti. Ja siis ma ütlesin, okei, et ostas siis meigikinniti. Mul läksime Tuglasse sisse, küsisin, mida te soovitate. Soovitasid seda. Ja mul on tegelikult olnud see kunagi. Ja ma mõtlesin, et ma ei taha seda uuesti. Aga kuna,
niimoodi aeg seal kosmeetikapoes koos härraga on piiratud, onju. Siis ma mõtlesin, et tegelikult ta nagu ei olnud kõige hullem, et sulatas ilusti kokku ja oli tegelikult okei. Et okei, ma võtan siis selle ja see on, nüüd ma olen seda mõned korrad kasutanud, ma panin karpi lihtsalt, sellepärast et teile näidata, milline karp on. Aga jumala normaalne, palju parem, kui ma mäletasin ja võib-olla on asi selles, et ma just kasutasin ühte ülikehva nagu see, mis ma sealt Magda Beauty'st Tallinnast ostsin, eks ma mingi hetk jälle teen selle ära kasutatud toodet, mida ma ei soovita, mida ma soovitan videot, siis ma näitan, et see on mul kuskil teises toas praegu, et see oli nii halb, ma olin nii pettunud, nii kiidetakse seda firmat. Ja ma ei tea, kas jah, asi on selles võrdluses või mida iganes, aga igal juhul see praegu tundub mega hea mulle. Ja jah, ja ikka on tore, kui mees tahab midagi kosmeetikapoest kinkida. Võt. Aga asjad näidatud, vaata, mis edasi hakkab saama. Selle vlogi tõmban siin kokku, aitäh, et sa olid ja aitäh, et sa oled. Ja mulle hullult meeldib see, et ja siis mulle meeldib see, et üks inimene kirjutas kommentaaris, et aga kolab mu vanades vlogides aeg-ajalt ringi ja siis kommenteerib mingi vanu vloge. Ja lahe, nagu siis ise nagu lähed tagasi sinna video juurde, vaatad, mis oli ja nii. Ja mul tegelikult endal meeldib ka mingite youtuberite vanu vloge vaadata, siis kui nagu uusi peale ei tule, siis võtan mingi suvaliselt sellest aastast ja panen playlisti tööle ja vaatan nagu või taustaks nagu või niimoodi, on ju. Ja selles mõttes oli hästi lahe, et ta nagu et ta kirjutab ka iga kord, näed, kola on siin vanades vlogides, et tervitused, kui sa praegu vaatad või juhuslikult, kui sa vaatad 2 aasta pärast seda, kui vanad vlogi, igal juhul tervitused, aga jaa, nii toredaid kommentaare jälle tuleb videotele ja mul on hea meel, et te nagu olemas olete ja võt, aga igal juhul jah, aitäh teile ja näeme juba siis, kui näeme järgmine kord. Tšau!